Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema on meestele, et uus naine teie elus. Siin ma tegin 3 varianti. Kõiki te muidugi valida ei saa, te peate keskenduma ja mõtlema, missugust varianti te tahaksite valida. Esimene variant, see on teine variant, see on siis 3. variant. Proovige keskenduda, tajuda, missugune see naine oleks, keda teie tahaksite valida või kes peaks teie ellu tulema. Proovige keskenduda ja valige siis mõttes üks variant. Mina alustan siis esimesest variandist. Need ma tõstan praegu kõrvale. Alustan esimesest variandist. Nii, mehed, kes te valisite siis endale esimese variandi, et missugune see naine on. Nii. Selle naise iseloom. Esimene variant, selle naise iseloom, missugune on. Ta on õiglane, kes armastab õiglust. Ta võib vahest mõista ka ise kohut, kui ta vaatab, et keegi teine ei lähe seda kohut mõistma. Ta on alati niisugune võidukas, kes tahab alati kõik asjad võidukad lõpule viia. Ta on ka hästi armastav ja ta võib täitsa vabalt olla teie teine pool. Seal hingesugulane, ma ei tea, mis iganes. Et ta võib olla teie teine pool. Ta oskab hästi armastada, ütleme niimoodi, teist inimest on ju soojalt. Selle naise iseloom. Ta on avatud uutele pakkumistele, uutele näiteks töövõimalustele, ükskõik missugustele uutele pakkumistele elus. Ta on niisugune hästi abivalmis naine, ta alati aitab, kui saab, on ju. Ja ta on inimene, kellel on armastus elus hästi tähtis. Siin on armastajate arkaan, siin on armastajad, selle naisele on elus armastus hästi-hästi tähtsal kohal. Nii. Võib-olla see naine ootab just oma ellu seda õiget meest, keda kogu oma hingest ja südamest armastada. Nii. Selle naise iseloom. Jällegi on armastus hästi tähtis, ta on valmis minema täiesti muutustesse, kui talle keegi inimene meeldib. Ta võib sellesse inimese nii nagu kinni jääda ja ära armuda ja jääda sellest inimesest täiesti sõltuvusse. Sellest võib tulla täitsa sõltuvussuhe, et tal on võib-olla hästi raske lasta lahti mehest, kellesse ta armub. Ta on valmis ennast isegi mingis mõttes ohverdama armastuse heaks. Töö, mida ta teeb. Talle meeldib töö, aga ta teeb seda tööd erineva intensiivsusega. Mõnikord ta tahab rohkem puhkust oma tööst, tahab puhata. Mõnikord teeb rohkem, mõnikord vähem, on ju. Ta võib töötada nii üksi kui kollektiivis. Aga ta on suhteliselt selline jõuline naine, kes võib-olla kipub juhtima inimesi või võib-olla kamandama. Ta suudab ennast vaos hoida, aga tema niisugune võimas energia on tajuda isegi tööliste seas või kuidas ma ütlen, mitte ainult töötajate seas, on ju. Et temast õhkab sellist väga tugevat energiat. Aga tal ei puudu ka oma pahupooled, tal on ka omad hirmud, tal on oma varjatud saladused, oma varjatud tunded, mõtted ja ta väga-väga üritab seda varjata. Ta on ka väga hea manipulaator, ta võib teiega manipuleerida negatiivsel viisil võib-olla ja seda võib-olla nii tegudes kui ka seksuaalses mõttes. Võib-olla talle seksuaalsuses meeldivad natuke teistsugused asjad, ütleme, kui tavanaisel, eks ole, või tahab proovida selliseid teistsuguseid asju, ütleme niimoodi. Tal on nagu tugev kalduvus sellises suunas. Ta väga tahab enda kõrvale meest, kes on tark,
aga kes on samas nagu õiglane, kes on tasakaalukas mees, et isegi kui ta on vihane, siis ta tahab, et see mees oleks tasakaalus. Ma ju tegelikult üritan seletada seda naise iseloomu, aga siin ta nagu räägib, räägivad nii, nagu kaardid räägivad, on ju. Ta tahab enda kõrvale meest, isegi siis, kui mees on pahur, kui mees on tige, ta suudab ennast vaos hoida. Ta ei hakka kõike välja nagu lahmima, mis ta nagu mõtleb, et ta suudab olla, et ta suudab ennast valitseda, see mees. Sellepärast see naine ka väga, kuigi ta väga tahab meest enda kõrvale, ta väga valib sellist meest, kes isegi vihane olles ei hakka sõnadega lahmima, mis iganes. Talle on see hästi, tal on väga tähtis see, missugune see mees on. Eriti, kui see mees vihastab. Kui see naine on hästi perekaitsev, ta hästi hoiab oma pere, hästi hoiab oma kodu, aga ta võib olla väga tugevalt armukade, väga omandihimuline. Ja ta nagu loob inimesele piiranguid. Kui ta tahab kedagi kinni hoida, siis ta hakkab selle inimesele looma piiranguid, sest tal on hirm jääda sellest partnerist või sellest mehest ilma. Tal on väga tugev omanditunne nagu. Nii, see oli siis esimene variant. Oodake. Ma võtsin need kaardid ka kõrvale. Et mis seisus on praegu see naine seoses armastusega? Missuguses kohas see esimene variant, see naine on praegu seoses armastusega? Mis seisus ta on või kus kohas ta praegu omadega on? Siin võib olla, et see naine on läinud võib-olla just lahku hiljuti kelleski oma partnerist, olgu ta siis püsipartner või kes iganes. Ta sai väga valusalt seal nagu haiget, ta sai kannatada. Siin oli küll leppimine, aga tuleb välja, et see leppimine ei viinud mitte kuskile, naine jäi ikkagi lõpuks üksi, sest mees on selline eneseimetleja, võib-olla ikkagi kellelgi on ka, oli ta ka nartsiss, eks ole, nartsissist on ju, eneseimetleja selline. Ka siuke paras manipuleerija ja naine on selle inimesed haiget saanud. Vot nüüd ma saangi aru, miks ta ütles, et ta väga jälgib seda partnerit, et kui ta on vihane, kuidas ta vihases olukorras käitub temaga. Sest naine on haiget saanud ja nartsissist, see on ikka väga siukene hea lõhkuja igapidi on ju. Vot, nüüd ma saangi aru, ta on tõesti haiget saanud, ta on selles mõttes valusas kohas, ta ei ole suutnud veel oma hinge tervendada. Aga ta ikkagi väga otsib tuge. Ma saan aru, sellepärast ta klammerdubki oma uue partneri külge, kui see talle väga meeldib, on ju. Ma saan sellest põhimõttest aru. Okei. Nii. Võtame siis teise variandi. Kes valis teise variandi? Nii. Teine variant naine. Selle naise iseloom, missugune on? Selle naise iseloom, missugune on? See naine on hästi aktiivne, tal on hästi palju eluenergiat, ta kogu aeg on hästi tegutseja tüüp, selline tegutseja tüüp naine on ju, ta on suhteliselt vaimne. Tal tuleb palju infot sisse kõrgemalt poolt. Ta võib olla siukene meheliku mõtlemisega naine. Mehelik käitumine, aga pigem nagu mehelik mõtlemine, ta oskab nagu hästi suhteliselt külmalt kalkuleerida. Tavaliselt teevad seda, mehed, mitte naised on ju. Tal on siukest mehelikku energiat sees. Nii, teine variant, selle naine, missugune ta on. Kuna see naisel on palju tuleenergiat, siis selle naisele ta väga unistab nii-öelda seksist, seksuaalelust. Tema tahab seda väga palju ja võib-olla erinevates variantides ja tema on hästi julge katsetama ja proovima. Ja tema on selline, et sellel naisel peab olema hästi võrdväärne mees kõrval.
ja suhteliselt seksuaalselt ka hästi võimekas. Muidu seda naist nagu, selle naisega lihtsalt muidu ei saa hakkama. Hästi palju tulen, see naine on hästi-hästi niisugune kõndi, võib-olla ta käib väga paljudes mingitel kursustel, klubides, võib-olla tal on isegi mitu töökohta. Ma näen, et ta on tohutu, kogu aeg liigub ringi, tal on kogu aeg midagi teha, on ju. Et isegi ütleme, kui tal on mingi oma maja, siis tal on seal nii palju asju, millega ta tegeleb, on ju. Võib-olla tal on seal igasugused erinevad looma, võib-olla on tal mingid lilled, on ju. Võib-olla mingi kasvuhoone, mida ta kasvatab, ükskõik mida, tal on hästi palju tegemist. Ta kogu aeg tegutseb nagu hommikust õhtuni ja tal ei saa see jaks nagu otsa ka. See naine on haiget saanud kunagi väga rängalt ja ta kardab uuesti reedetud saada, haiget saada, sest ta tookord juba jäi praktiliselt kõigest ilma oma elus, kui ta haiget sai. Võib-olla jäi ka rahaliselt millestki ilma. Ta nagu pelgab kedagi enda lähedale praegu lasta. Ta nagu ootab ja samas kardab, on ju. Ta nagu ei luba endale enam uuesti haiget teha, ütleme niimoodi. Ta on päris pikalt olnud üksi, aga nüüd ta tahaks nagu alustada uut elu, uuel teheküljelt. Ta on lasknud vanadel oma muredel, oma hirmudel minna. No see ei tähenda, et nad päriselt kadunud on, aga ta on väga palju mõtisklenud oma elu üle, oma mineviku üle ja teinud seal väga palju mõtteparandustööd. Ja nüüd ta on valmis nagu täiesti uueks eluks. Ja tal tuleb seda vaimset infot, nagu esialgu kaardid näitasid. Siin ta näitab, et võib-olla ta ei ole oma jõudu kasutanud korralikult. Et pikka aega võib-olla ta ei ole oma energiat, oma nii-öelda seda vaimset jõudu kasutanud ja sellest on olnud talle mingi kahju lõpuks. Sest kui sul on mingi energia, siis tegelikult sa peaksid sellega tööd tegema. Kui see anne on sulle antud, siis sa peaksid sellega tööd tegema. Aga ta ei ole seda töösse rakendanud. Tal on ka mingisugused omapärased võimed ja ta on tänu sellele midagi kaotanud. Elu on talle õpetanud, kui sul on see anne, siis sa pead seda hakkama rakendama. Tema pole teinud ja ta on juba tänu sellele midagi kaotanud. See on nagu hoiatus kõrgemalt poolt. Et kui sul on anne, sa pead seda kasutama. Tema oskab, ütleme, et tal ei ole, ta ei tohi, minu arust tal ei ole nagu rahaga probleeme. Ta oskab väga hästi omale raha teha, võib-olla tal on mingi oma töö, võib-olla ta on ise endale tööandja, on ju. Ta täiesti ilma vaevata teenib raha. Ma kohe tunnen, et see tuleb hästi kergelt selle naisterahval. Aga tal on mingid oma hirmud. Raha tuleb talle hästi, ta armastab seda tööd, mida ta teeb, aga tal on mingi oma hirmud. Mis need on? Tal on hirm, kuigi tal raha tuleb vabalt ja ta tuleb kiiresti ja suured summad, tal on ikkagi nagu alateadlikult hirm, et aga äkki keegi võtab mu raha ära, äkki ma kaotan suurema summa ära ja ma jään üldse rahast ilma. Tal on see alateadlik hirm nagu tiksub peas, on ju, kuigi ta oskab väga hästi raha teha. Tal on ka nagu mingid asjad mõtetega, millega ta peaks tegelema, et need ära lahustada. Nii. Ja see naine ei ole see, kes käib minu arust 8-5 tööl. Ta ei ole üldse selline tüüp ka, mitte temperament. See on ise, kas tal on endal mingid sissetulekut või kuidagi kodus ta teeb midagi aga see naine ei ole 8-5 tööl käia. Kohe kindlasti mitte. Tema on hästi siuke nagu kass, kes kõnnib oma pead, sest tema teab täpselt, mida tema tahab. Nii, ja siin siis ongi, et tal on väga tugev jõud olemas ja ta peaks hakkama seda kiiresti kasutama. Aga ta ei tee seda sauade viisi ja siis hakkavadki energiat tal blokeerima kord ühte asja, kord tööd, kord raha, kord armastust, on ju. Et kaardi põhja all on müntide 4, see näitab seda, et ta ei taha kuidagi oma kõrgema poolt antud väge rakendada. Ta nagu punnib sellele vastu, ma ei tee, ma ei taha, mitte et ei viitsi, aga ta kuidagi nagu ei taha sellega tegeleda.
aga kõrgemad jõud ütlevad, et kui sa sellega tegelema ei hakka, siis me hakkame sulle põhimõtteliselt kaikaid kodarasse viskama seni, kuni sa lased sellest kinnihoidmisest lahti ja hakkad lõpuks oma andega tegelema. Nii et selle naise teekond tegelikult peaks pöörduma hoopis teise suunda. Praegu ta veel üritab käia seda vana rada, aga kõrgemad jõud minu arust ei lase ta väga kaua seda teha. Vot selline tugev naine on teine variant ja vaatame selle teise variandi seisu armastuses hetkel. Teine variant, selle naise seis praegu armastuses. Selle naise seis praegu armastuses, teine variant. Ahaa, siin on hoopis ja kuna see naine on hästi seksikas, tal on hästi palju tuleenergiat, see naine armastab väga palju seksi, ta ei karda absoluutselt seda, pluss veel tema igasugused muud kiiksud on ju, minu arust oli see siin või ma eksisin. See naine on võrgutaja tüüp. Selle naine võib isegi perekonnas mehe naise juurest, teise naise juurest ära viia. Täiesti vabalt kohe ja mehed jätavadki oma pered maha täielikult. Ta võib minna nende suhte vahele täiesti seal sorgima hakata, seni kuni ta saab selle mehe endale. Mis ta selle mehega teeb? Ta lihtsalt tallab selle mehe südame nagu puruks. Ta lihtsalt tallab selle mehe peal. Ega ta ei väärtusta seda armastust, mida ta saab. Tähendab, see naine ongi nagu, kuidas nende kohta öeldakse, vamp. Need naised või? Kes tahavad väga palju nagu seksi ja kellel on siuke eriline energia, vaata. See naine vist, et kas ta ei ole ise armastanud või ta on tõesti nii palju armastuses haiget saanud, nüüd ta hakkab ise meeste südamete peal trampima. Ta tahab nagu kätte maksta selle valu eest, mis talle kunagi tehti ja sellepärast ta meelitabki mehi peredest ära. Mitte alati peredest, lihtsalt võib-olla ka mees, kes talle meeldib, on ju. Ta ei pruugi isegi abielu inimene olla. Aga siis ta lihtsalt trambib selle mehe südame peale ja teeb selle mehele haiget ja kõnnib oma teed, on ju. Nii, selline oli siis teine variant. Sest ka sellised naised tulevad meeste ellu õpetama. Nad on väga tugevad õpetajad meestele, väga tugevad kohe. Ja, nii, ja kes nüüd valis? See on kolmas variant. Kes valis nüüd kolmanda variandi? Missugune on siis selle naise iseloom? Kolmas variant. Missugune on siis selle naise iseloom? Kolmas variant. Vaatame. See mees on unistaja. Tal on väga palju soove, plaane, mida ta tahab ellu viia. Ta on suhteliselt issand mees. Oodake, aga miks ma ütlesin naise asemel mees? Ma ütlesin, ma hakkasin nagu mehest rääkima, aga jutt oli naisest. Ja mul automaatselt lülitus mõtte ümber mehe peal, üldse mitte naise peale. Oodake, kas siin on nüüd see variant? No me teame, et meil on ju mehi ka, kellele ei meeldi naised, vaid kellele meeldivad mehed. Ja see kolmas variant, siin tuleb hoopis väga ilusa naiseliku välimusega meeste rahvas. No vaatame, mis edasi näitab. Praegu viskab tohutud mehe energiat sisse hoopis. Et hästi julge, hästi siukene kannatamatu, ütleb kõik välja, ütleb otse välja oma soovid, mis ma tahan, on ju, aga ta on väga ilusa naiseliku kujuga. Kui ta on mees, ta on väga ilusa naiseliku kujuga ja väga paljud vaatavad talle järele. Aga see mees ei hooli teistest inimestest. Ta lihtsalt, ta vaatab selja taha ja lihtsalt läheb minema, et mul on poogen, on ju. Nii, ma küsin uuesti selle naise iseloom, aga praegu lõi mehe energia sisse. Väga huvitav, selle naise iseloom. Väga kiire tegutseja. Samas on armukade, samas on siuke omandihimuline, tahab endale hoida. Võib-olla rahas ka on suhteliselt siuke kitsi. Ja see on alati selline, jälle ma tahan öelda mees. See on selline mees, ütleme siis on ju, kes alati on hästi võidukas ja tema ütleb, et mina olen alati see, kes võidab. Mina jään alati võitjaks. Issa, mul tuleb jälle mehe energia sisse.
nii, missugune on selle naise energia? see ei ole naise energia. ja siin on pidu, siin on selliseid koosolemisi, mõnusad, ütleme ka võib-olla mingid sõpradega pidu. aga see ei ole nagu see naise energia. ta armastab palju võib-olla pidudel käia. ta on pidevalt kuskil teel, ta on võib-olla muutliku loomuga. aga teate, mis siin võib olla veel, et juba minevikus tahtis see naine olla mees, mitte naine. siin võib nüüd olla, kas päriselt see naine, kas ta võtab juba mingisuguseid tablette, oma hormoontablette, et muutuda meheks. sest talle ei meeldi olla naise kehas, ta võib-olla veel on naine, aga ta võib-olla kasutab juba tablette, võib-olla ta on mingid esimesed lõikused lasknud endale ära teha, eks ole, et oma sugu muuta. aga siin on väga tugev soov juba lapsepõlvest. On tahtnud see naine olla mees, näete, minevik, mees ja naine, ta on tegelikult naine, ta tahab hästi tugevalt olla mees, juba lapsest saadik, on ju. sellepärast lõi nii tugevalt see mehe energia, mul kohe mõte läks ka ümber mehe peale. selle naise energia. sellepärast jah, tal ei ole nagu naiselikku käitumist selles mõttes, ta tahabki mehelikke tegusid teha. vot. ja ongi, et ta hästi võitleb selle eest, et keegi ei vaataks teda kui naist, et keegi ei näeks teda kui naist, et ta läheb kohe vihaseks ja närvi, kui keegi vaatab teda kui naist, ta ei kannata seda silma otsaski, see naine. talle meeldib, ütleme, istuda nagu mehed, ütleme niimoodi, jalad laiali, eks ole, niimoodi nagu mehed istuvad. talle meeldib juua nagu mehed, eks ole. talle meeldib olla selline tüli üleskiskuja nagu mehed, samas ka kaitsa nagu mees kaitseb, on ju. kuigi ta on naine, näitavad kaardid, talle meeldib käituda nagu mees, sest ta tahaks tegelikult olla mees. ja isegi seksuaalses elus on tema alati aktiivne pool, kohe hästi tugevalt on tema see, kes on aktiivne pool, kes on alati algataja. ja tal on hästi palju seksuaalset energiat. aga ta tahaks, et mis võimalust sa tahad siin tugevalt. ja et ma tahan väga tugevalt armastust, aga mitte sellist armastust nagu tavapere, ma tahan seda teistsugust pere. aga selleks mul on vaja kellegi abi, et keegi mind mitu korda aitaks, et ma muutuks ära meheks ja saaks alustada uut meest mehena. no ta mõtlebki abi mitu korda, see tähendab operatsioonid, vastavad tabletid, mis hakkavad inimese keha, isegi hääletoon hakkab inimesel, naisel muutuma mehelikuks, on ju. kõik need ümberlõikamised, vot kellega on tegu kolmandas variandis, on ju. et te võite saada naise, kes tegelikult kas juba käitub nagu mees, võib-olla on juba välimused ka nagu mees. nii, aga ikkagi ta veel on põhimõtteliselt naine, on ju. ja selle naise mehe, on ju, selle naise, mis seisus on ta praegu armastuses? mis seisus on ta praegu armastuses? mis seisus on ta praegu armastuses? ja tal on hästi palju tüli, kui on mees ja naine, siin tuleb tohutud skandaali. ma räägin, tema ei taha olla kellegile mehele nagu naine, ta ei kannata seda, sest tema ei taha olla naise rollis. et tema tahab olla kuni vanaduspõlveni mees, kuni kõrge vanaduseni mina tahan olla mees. ja kõik, kes vaatavad mind kui naist ja teevad mulle siin abielu ettepaneku ja mis iganes ja võib-olla kes tahavad minuga seksida, ma ütlen sellele kõigele ei. et ärge vaadake mind kui naist, mina tahan olla mees. nähke mind kui meest. jah, vot selline oli siis kolmas variant. mul pole kusjuures kunagi tulnudki ladumises niimoodi välja, et keegi mees tahab olla või keegi naine tahab olla mees. see on suhteliselt haruldane, aga noh, meil on ju kõik siin võimalik, nii et kallid mehed, võib-olla mõnele saab olla päris šokeeriv valik, on ju. aga võib-olla mõnel läheb see täppi. ma räägin, et ega meil on ju teistsuguseid inimesi ka väga palju. lihtsalt meil on see tänapäeval, noh, maailm ongi selline kirju, siin ei ole midagi teha.
et siin lihtsalt me lihtsalt vaatame seda maailma sellisena, nagu ta on. See ei ole ei õige ega vale, see lihtsalt on selline, nagu see on. Tänane oli meil siis selline ladumine, kellele meeldis, pange like, kes soovib, kirjutab kommentaari. Te võite kirjutada, kes julgeb, see on ju meestele mõeldud, eks ole, on ju. Et kui te mehed julgete, kommenteerige, kas teil juba ongi selline partner või kas need lood, mis ma siin nüüd rääkisin, kas midagi on teil täppi läinud, kui juba on läinud, on ju, kirjutage julgelt, mehed. Ja siis uued tulijad, kes on alles värskelt tulnud minu kanali, minul üles leidnud, vajutage telli nuppu, see on tõesti tasuta. Vajutage musta kellukest, siis edaspidi alati saate teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. Ja kes tahab minuga eraseanssi teha, seda ma teen Messengeris. Messengeris peab teil olema kasutaja. Seal ma teen teiega videoseansi. Ja siis see on tasuline muidugi, see seanss. Eraseanss on alati tasuline. Ja siis kirjutage mulle minu emailile piv.rutt@gmail.com. Seal me lepime teiega kindla päeva ja kellaaja kokku, millal siis teeme videoseansi teiega. Kirjutage enda jaoks paberile punkthaaval küsimused üles, sest ma ei hakka sellist videot tegema, nagu ma siin teen, on ju. Sest siin ma pean ise meie küsimused ju kõik välja mõtlema. Aga seal ma hakkan konkreetselt teie küsimustele vastama. Teie küsite, mina vastan. Teie küsite, mina vastan. Et nii käib minul see seanss, on ju. Pange endale paberi peale täitsa punkthaaval küsimused kirja, sest uskuge mind, kui teil on neid rohkem, kui tavaliselt, siis teil võivad teatud küsimused lihtsalt meelest ära minna. See on enda jaoks, pange kirja. Teil on pärast parem võib-olla seal mingid märkmed teha paberile, mida ma seal näiteks teile vastasin, on ju, ja teil on enda lihtsalt lihtsam, on ju. Ja siis kõik see info, mida ma vajan nii teie kui ka nende inimeste kohta, kelle kohta te tahate küsida, on ju, kõik see info asub minu kanalil postitused all. Seal on kõik see olemas, mida ma tahan, et ma teaksin enne, kui ma hakkan teiega nagu videot tegema, sest mingisugune baasinfo peab mul ikkagi olema nagu inimestest. Millega ma ei tegele terviseteemadega, ma ei tegele igat sorti seal kohtuteemadega ja kohtulahenditega, et see ei ole minu ala, on ju. Nii. Sellega vist oli kõik, jah. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.